kuna ta pakub avalikku teenust, siis ta ei saa inimesi valida ja diskrimineerida neid selle põhjal, kes kannab maski, kes ei kanna maski. Tere, minu nimi on Veiko Huuse ja ma olen Fonte News vastutav väljaandja. Fonte News on uudiste kanal, mis edastab uudiseid kogu maailmast ja Eestist, neid tõesena ja ilma moonutamata. Me iga kuu korraldame Fonte Newsis ühe vestluse huvitavate inimestega ja mul on täna vestlussaates uuesti Argo ja Evelin. Tere, Argo ja Evelin! Tere. Argo ja Evelin on uuesti saates sellepärast, et nendega meil oli intervjuu täpselt 6 aega tagasi Tartu rahu aastapäeval. Ja see intervjuu oli niivõrd populaarne, et inimesed tahtsid teada rohkem just tänasest aktuaalsest olukorrast. Nimelt meil on tulnud peale selline maski nõudmise kampaania, et inimestel on ära võetud vabadus. Ametnikud, turvatöötajad, ettevõtete juhid takistavad inimestel teha oste poodides, takistavad ühistranspordis sõitmist, tegelikult nad rikuvad täiesti seadust, viivad täide kelmusi, et see on nagu täiesti vastuvõetamatu. Aga enne kui ma lähen Argo ja Eveliniga vestlusesse, ma loen ette natukene ühest eilsest Fonte Newsi uudisest, mida on siis lühikese ajaga loetud mitu tuhat korda, seda on jagatud väga palju. Nimelt tegemist ongi siis konkreetselt seadusest välja toodud paragrahvidega, et selgitamaks inimestele, et neil on õigus ennast kaitsta, neil on õigus ise teha otsuseid, kas nad kannavad maski või ei kanna. Ja nimelt ma kasutan siin seda arvuti abi ja selle artikli nimi on siis pealkiri on Vabaduse kaitseks. Ja ma loen siit mõned olulised lõigud ette, et igaüks saab minna Fonte News kodulehele fonte.news ja lugeda seda artiklit täielikult. See on olemas ka välja prinditav versioon, A4 leht, saate selle välja printida, taskusse panna ja seda siis esitada turvatöötajale, kes on kaubanduskeskustel ukse ees. Ja miks ma seda rõhutan, sest et mul on isiklik kogemus 2 päeva tagasi, kui mind jõuliselt Solarise keskused G4S turvafirma poolt välja visati. Sellest ma tegin ka postituse oma näoraamatu lehel, aga lähme siia artikli juurde tagasi. Nimelt Vabaduse kaitseks loen siit eest mõned lõigud. Kui üks inimene esitab maski kandmise nõude teisele inimesele, on nõude esitaja automaatselt kaasosaline võimalikus inimsuse vastases kuriteos. Loomulikult ei saa lükata vastutust maski kandmise nõudmise eest mingisuguse korralduse kaela, sest korralduse kehtestaja pole süüdi selles, et inimene ei mõista korralduse tähendust. Vastutab alati see, kes otsustab seda täita ja teistelt sama nõuda. Selle artikli eesmärk on näidata, millega riskib inimene, kes nõuab ka teistelt nina ja suu katmiseks mõeldud maski kandmist. Järgneva teksti eesmärk ei ole halvustada maski kandjaid, sest igal inimesel on täielik õigus kanda mida iganes, olgu need põhjused millised tahes. On teada, et paljude inimeste jaoks on maski kandmise kohustus vastuoluline nõue, kuid nad kannavad seda siiski, sest seda nõuab mingi korraldus. Siinkohal saavad nemadki selgitava vastuse selle kohta, kas nad maski ka tegelikult peaksid kandma. Et ma loen siit natuke edasi, et mis see korraldus tegelikult tähendab. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele, pange tähele, Vabariigi Valitsuse seadusele on korraldus defineeritud järgnevalt. Paragrahv 30, Vabariigi Valitsuse korraldus. Vabariigi Valitsus võib anda korraldusega valitsusasutusele ülesandeid. Korralduse mõiste tähendus. Korraldus on igapäevase töö korraldamiseks või üksikjuhtumi lahendamiseks alluvatele suuliselt või kirjalikult antav nõue või käsk. Juhul, kui inimene pole valitsusasutuse töötaja, ei ole temal ka mingit kohustust täita Vabariigi Valitsuse vastutavate isikute poolt välja antud korraldust. Pange tähele, kui teie ei ole Vabariigi Valitsuse vastutav töötaja, siis teil ei ole kohustust neid korraldusi täita, mida Vabariigi Valitsus välja annab, sest see on paragrahv 30-ga täpselt nii öeldud. Nüüd lähme siit edasi, siin on veel pikem selgitus selle artikli juures, saate ise kõike lugeda, aga mis on kõige tähtsam see, et inimestel on õigus teada, mis neid kaitseb. Inimeste põhiõiguste kaitsmine,
kuna kõikide seaduste alusdokument on Eesti Vabariigi põhiseadus, siis toome siinkohal meenutuseks välja inimeste vääramatud õigused, mida tänasel päeval teadmatusest pidevalt rikutakse. Kusjuures need rikkujad on ise ametnikud, turvatöötajad, politseinikud ja miks siis on oluline ka see, et me toome need paragrahvid välja, meil on see printversioon, et kui te kohtate politseiniku, turvatöötajat või ametniku, kes ei saa asjadest aru, siis ärge tõrelege temaga, ärge olge tige, vaid võtke rahulikult taskusse välja prinditud A4 välja, et see on sellisel lehel, siin on kõik kirjas ja te saate talle ulatada seda rahulikult ja lugege koos läbi. Võib-olla mõni inimene on tööle tulnud, ei oskagi lugeda, aga te loete talle ette ja ta õpib ka kirjaoskuse selgeks. Ja siis ta saab ka aru, et mille eest ta tegelikult käed jalad harkis ukse peal seisab ja inimesi hirmutab, et mask ette, ei saa sisse. Et tehke see koos selgeks rahulikult ja kui see inimene ei saa aru, siis ärge raisake aega, pöörake ots ümber mingi järgmisse poodi, kindlasti on kusagil poes ka südametunnistusega ja inimliku suhtlemisega turvatöötajaid. Aga ma loen siit mõned põhiseaduse paragrahvid ette, mis kaitsevad teie õigusi. Paragrahv 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Paragrahv 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Paragrahv 15. Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjasse puutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseaduse vastaseks tunnistamist. Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseaduse vastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või muul viisil põhiseadusega vastuolus. Ja paragrahv 18 loen ka veel ette. Siin on tegelikult paragrahve palju, aga paragrahv 18 on väga oluline, et kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada. Väärikust alandavalt kohelda. See on konkreetne näide selle kohta, kui mina läksin Solarise keskusesse ja turvamees lihtsalt kõvahäälselt alandas mind, et mul ei ole maski, ma ei saa edasi, et ongi kõik, et minu elu on nüüd nii maha tambitud, et konkreetne paragrahv, mille vastu ma võiksin minna kohtusse ja see oli G4S turvafirma töötaja. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini ega teaduskatsetele. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini ega teaduskatsetele. Palun avage see Fonte Newsi uudis, lugege, siin on väga palju paragrahve, seadusi, asju välja toodud. Selle loo autor on meie Fonte Newsi tegevtoimetaja ja uuriv ajakirjanik Tarvi Kaasiku. Ja miks ma teda ka toetan, sellepärast, et tema ei ole jurist ega advokaat, aga ta on konkreetselt käinud kohtus ise kohtu kaadalipu läbi oma teadmiste oskustega paragrahvites seaduses kõvasti tööd teinud ja võitis kohtus, ja ta on õige mees seda asja analüüsima ja inimesi aitama ja valgustama sellel teemal. Et siin artikli lõpus on olemas ka turvatöötaja õigused ja kohustused, ehk lugege see läbi. Ja Argo ja Evelin, kuulates nüüd seda uudislugu, mis Fonte Newsis oli, et mida te oskate täiendavalt öelda selle kohta, et on veel inimestel mingi kaitse olemas või mingi paragrahv, et mismoodi nad peaksid siin ennast nüüd kaitsma, mismoodi nad peaksid käituma? See on väga huvitav artikkel, mille sa ette lugesid ja on ju inimene kindlasti väga palju tööd teinud ja suuremalt osalt on tal ka õigus selles asjas. Lihtsalt valdav enamus inimesi ju ei suuda ennast sellisel viisil kaitsta, eks ole, ja nendest paragrahvidest aru saada, on ju. Ja et kindlasti võib-olla on hoopis lihtsamaid variante, et asja nii keeruliseks mitte ajada. Meil kohtusse minek, sa tead, et see on nagu kallis äritehing, eks ole, ja vaevalt igaüks seda suudab endale lubada, on ju.
Ja kui paragrahvidest tahetakse rääkida, siis praegusel juhul meie soovitaks tutvuda kõige lihtsam võib-olla ainult ühe paragrahviga, on ju, mis on 209 karistusseadustikus, kui keegi tahab paragrahvi mängu mängida. See on, õige sõna on pettus, aga teda kasutatakse seal vist teise nimetusega. Kelmus on see sõna, on ju. Sest vaadake, kui me nüüd räägime nendest maskidest, eks ole, meiegi võtsime maski kaasa, eks ole, sest maski tuleb kanda, on ju. Ja me kandsime ta siia, on ju, tal omal jalgu all ei olnud, on ju, ta tuli, kuna me kandsime teda, on ju. Ja mask, meie defineerime maski sellisena, on ju, ja meil kõigil on maskid ees, on ju. Sa võid tulla väga tõsise näoga, on ju, mõtteid mõlgutades, samas su süda võib hüpata rõõmust sees, eks ole, siis ka sul on mask ees, eks ole. Või sa naeratad ja tegelikult sa oled hirmus vihane, on ju, nii et kõigil ongi tegelikult maskid ees. Et keeleliselt tuleb nagu selgeks teha, et mida see mask üldse tähendab, on ju. Vaat siin on niisugune asi, et kui nüüd see sama politseimenetleja või kohtunik või kui ta ei suuda nagu üheselt väljenduda, ta ei suuda seda selgeks teha, kas või see sama maski teema, eks ole, nüüd see sama politseinikul, kes sinna tuleb, on ju. Siis see sama politseinik, kui ta ei suuda öelda, mis asi see mask on, eks ole, või mille jaoks teda on, maskidele muide peale kirjutatud ka, et ta ei kaitse viiruse eest, eks ole. Nüüd on keegi, kas see maski tootja või maski turustaja, ehk siis see müüja viib läbi kelmust, sest ta väidab, et see viiruse eest ei kaitse, aga kaupluse juhataja või see kaupluse turvamees, tema ütleb, et kaitseb, on ju. Nüüd keegi viib kelmust läbi või siis viib läbi seda paganama kaupluse turvamees või. No kui me räägime praegu konkreetselt ikka kõige suuremat ajakirjanduslikku kõneainet on andnud, eks ole, see Ülemiste vanakese kauplus. Pärnits, jah, vaat mul ei tulnud meelde, et vaat tema on andnud selle, et tema annab korraldusi, tema väidab, et see on eraettevõtte, on ju, ja tema kehtivad seal tema sisekorrade eeskirjad. No, see ei ole niimoodi. Sisekorra eeskirjad nagu täpselt samamoodi, nagu sa räägid sellest korraldusest, sisekorra eeskirjad kehtivad nende töötajate peale, kes seal sees tegutsevad, on ju. Kuna ta pakub avalikku teenust, siis ta ei saa inimesi valida ja diskrimineerida neid selle põhjal, kes kannab maski, kes ei kanna maski. See maski kandmise jutt on täielik absurd tegelikult, eks ole, see on hullus, on ju. Sellel on oma põhjus, sellel on usulised põhjused, eks ole. Ja kui teil on mõnest vennaskonnast tutvusi, siis te teate, et kutsutakse koerteks paljusid, eks ole. Koeral ongi see paganama suukord peas, on ju, et nad on koerad, on ju. Meenemu rahvas ütleb koid, on ju. Me oleme mõlemaga nõus, et tõepoolest osad sellised ka on, eks ole. Nii et nüüd tulebki see sama politseinik välja, on ju, ja väidab, et teil peab mask peas olema, eks ole. Ja nüüd see sama ongi, ta saab palka, see politseinik ja turvamees. Varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel. Ta loob ebaõige ettekujutuse, et see kaitseb selle eest, kuigi maskil on peal kirjutatud, et ei kaitse, eks ole. Ja nüüd ta ongi, karistatakse ta kuni 3-aastase vangistusega või rahatrahviga, on. Aga kui see on, karistatakse siis, kui on toime pandud suures ulatuses või grupi poolt, siis on kas 1 või 5-aastase vangistusega, seal mingit varianti üldse ei ole. Vähemalt nüüd seadused kehtivad automaatselt nüüd selle sama grupi peale või selle grupeeringu peale, kogu selle seltskonna peale, kes selles õigusruumis nagu mängivad, on ju. Kui tavaline inimene sinna peale läheb, me oleme väga palju seda seletanud, et saagi mainisid siin jälle inimõigusi, on ju see teema, millest meie räägime, see on maailma omanike teema, see on nagu nende reeglid, kuidas nad omavahel neid asju ajavad ja see käib natukene teistmoodi. Õigused on ainult elavatel, surnutel ei ole õigusi. Siin ongi nagu see oluline vahe, on ju, sellest me oleme aastaid rääkinud ja siin on isegi tekkinud mingisugune usulahk, on ju, kes kõik väidavad, et nad elavad inimesed, on ju, see on lihtsalt üks etappidest, on ju, mida sa kasutad, on ju, aga ma seletan selle siin saates ka lahti, see on väga põnev, on ju, ja millel see põhineb, on ju, see põhineb teadusel. Teatavasti on pseudoteadused, on ju, mida kutsutakse majandusteadusteks näiteks ja on päris teadused, on ju, mis on loodusnähtustel põhinevad, loodusteadused, on ju. Ja mind toetab kõrval olev loodusteadlane, on ju, minu selgitustes, on ju, mul lihtsalt suur liigub kiiremini kui tema. Ja sellega nüüd niisugune asi, on ju, kui inimene sünnib siia maailma, eks ole, sünnib siia maailma, kõik on tore, kuidas see juriidiliselt käib, ema võtab sünnitunnist, sellest me oleme rääkinud kõik, on ju. Aga nüüd on niisugune asi, kui 7 aastat läheb mööda, kuidas meie rakud kogu aeg uuenevad, vaata käenahk kulub ära, ta uueneb sellega, et tulevad uued rakud. Aga kuhu kaovad vanad rakud? Vanad rakud surevad ära. See tähendab seda, et 7 aasta jooksul kõik inimese rakud, mis ta sees on ära surnud. See, kes sündis, seda inimest pärast 7. eluaastat enam ei ole. Ta on surnud. Juriidilises mõttes on ta surnud nüüd. Asi see surnute elavate värk, see võeti ametlikult kasutusele 1666, kui oli Londoni suur põleng, siis öeldi, et kõik, nüüd nad on kõik surnud, eks ole. Ja nüüd ongi sellepärast ongi, et osad inimesed väidavad, et nad on elavad.
see, millest sina räägid siin, kõik need seadused, värgid, see on nagu fiktiivne maailm, eks ole, see on selline, meid nagu väga häirib, kui inimesed räägivad riigist, riik peaks tegema seda või riik peaks tegema teist. See riik on lihtsalt mõte, teda füüsiliselt ei eksisteeri kuskil. Sa ei saa ühtegi riiki välja kutsuda, sa ei saa rääkida. See on mäng. Ja see on lihtsalt nagu selline sirkus on ja nüüd ongi, et see riigiseltskond, kes seda riigimängu mängivad, nad peavad sinust täpselt samasuguse saama, sa pead nõustuma sellega, et sa oled selles mängus nõus on. Kui sa oled elav inimene, muide, seda naisterahvad teavad väga hästi, on ju lihtne arvutada 7 aastat, 14 aastat, 21 aastat ja niimoodi edasi on ju. Ja naised teavad väga hästi, et pärast iga 7. aastat tuleb jälle mõni kilokene juurde, mis enam ära ei lähe. Eks ole? Nii et naisterahvad teavad seda asja palju paremini. Nii et nüüd ma seletasin asja ära, et ma tahan öelda, et see ainult elavatel on õigused, surnutel juriidilises mõistes ei ole õigusi. On ju. Ja kui sellele teele minna nende paragrahvidega rääkima, siis see võib olla väga keeruline, et seal ei pruugi seda tulemit olla. Seal on mõningad ohud, on ju, mida ma ei taha öelda, on ju, miks need ohud on ju. Aga et ma pakume, et kui keegi tahab, siis ilmtingimata mängida, siis see 209 on väga hea. Ja siin nagu võib-olla kuulavad niisugused nutikavad inimesed seda sinu kanalit, et põhiseadusega on tegelikult niimoodi, et meie need niinimetatud riigid on kõik firmad, et kõigil oleks ühed reeglid, eks ole. Ja põhiseadus on tegelikult reeglistik, kuidas juhtida pankrotis olevat ettevõtet, on ju. Ja kui me räägime põhiseadusest, on ju, siis siin on ka võetud alus selle niinimetatud esimese vabariigi põhiseadus, eks ole, kus inimesed kirjutasid, panid mõtteid paberile, on ju. Järelikult meid juhivad kes, kellele te viitate praegu? Te viitate surnud inimestele, reaalselt surnud inimestele, eks ole. Mitte ainult juriidilises mõistes, vaid ka tõepoolest nende lihakehad on hävinud, on ju. Et me ei saa lasta nagu juhtida ennast surnud inimestest, on ju. Et tegelikult, kui tulla selle põhiseaduse juurde tagasi, siis ma ei ole kuulnud, et Eesti Vabariigi põhiseadus võeti vastu rahvahääletusega. See ju lihtsalt loeti ette, eks ole. Oli ju nii. Või seal oli ka mingi hääletus ikkagi. Sa mõtled nüüd referendum 90-ndate ajal või? Jah, täpselt. Ei, mõtlen mitte 90-ndatel, vaid kas meil kehtib 90-ndate põhiseadus? Ta on nagu seotud selle esimesega. Ta ei ole üks ühele üle võetud, on ju. Aga see siiski, see on natuke keerulisem jutt, seda on võimatu niimoodi selgeks teha, aga kõik need niinimetatud äriühingud, mis on riigid, eks riikidena kutsutakse, need on tegelikult pankrotis pärast 33. aastat, on ju. Me oleme sellest rääkinud, kuidas Ameerikad läksid pankrotti ja kõik tema tütarfirmad samamoodi, on ju. Nii et tegelikult neid ettevõtteid juhitakse hoopis teiste asjade teistmoodi, nii et mina ei soovitaks sellega nii väga tegeleda, on ju. Ei pea igal pool karjuma ka, et sa oled elus, et ma olen elus, on ju, siis vahepeal vaadati selle peale väga kummaliselt. Aga mis on siis nõuanne inimestele, kes nüüd tegelikult lähevad kaubanduskeskusesse, ühistransporti ja neid ei lasta uksest sisse ja öeldakse, et lihtsalt ei saa. Kinnisvara omanik, poe omanikul on selline otsus vastu võetud ja teda ei huvita, et sa võid oma reeglid teha väljaspool maja, aga vaat siin majas on kinnisvara omaniku reeglid. Mis nad siis teevad? Ei lähegi sinna või võivad punnida ja vaielda ja... Normaalses ühiskonnas kutsutakse politsei sellisele asjale. Aga meil on teatavasti politsei ikkagi... Ega nad ei ole kõige teravamad pliiatsid, on ju, ja me ikkagi peame nagu kuritegeliku organisatsiooniks seda, on ju. Ja me leiamegi, et see praegune minister, kes on see seltsimees Jaani, on ju, ilmselt on ta ka nõukogude sünnitunnistus, on ju, et ta ei tasuks seda unustada ja et ma arvan, et see minister peaks lahkuma, kes niimoodi asja räägib, et turmameeste vägivald inimeste üle on õigustatud, on ju. Ta ei saa aru, mida ta teeb, kus ta on, miks ta on ju, ja tema aeg on lahkuda. Et see on lühemagi ajaga olnud, on ju. Ja mida ma veel tahan ühte asja rääkida sulle, et miks me seda saame niimoodi nõuda, on ju. Vaata, mul tuleb nagu ette, et ma vist ühe korra olen sulle näidanud ühte võtit. Ja, eks ole. Vot see võti on, mis avab kõik uksed, on ju. See avab sõjaväeosa uksed, see avab Vatikani raamatukogud, see avab kõik uksed, mis vaja on ju. See avab ka siin, on ju. Ja nüüd on teine asi veel, et kui see minister nagu ise ei taha lahkuda, on ju, siis on üks teine asi veel. Seda nimetatakse turvakoodiks. Ja on turvakood, mis paneb liikuma väed inimeste kaitseks. Ja selle turvakoodi, see turvakood on pikk kood, on ju, aga ta hakkab AA 29 ja võib-olla me edasi ei ütle, sellepärast, et me ei saa ju anda igale linnapätile kätte seda, et kuidas sõjavägi liikuma sundida, eks ole, see kindral lihtsalt allub sellele. Nii et ma arvan, et lahkub see minister ja tuleb normaalne inimene asemele, siis ei hakka see turvakood toimima praegu, ei ole see nii oluline. Selge.
et tegelikult on, mina olen aru saanud asjast niimoodi ja nii minu head sõbrad ka, kellega ma koos toimetan igapäevaseid asju elus, et täna on valitsuses on inimesed, keda Eesti rahvas ei ole valinud ja mina näen, et siin täielikult on kaaperdatud kogu see Eesti maa rahva käest ära, kogu varadega, kõigi asjadega, et on see nii, et tegelikult ongi kaaperdatud ja meil siin vaatame pealt, kuidas lihtsalt mingi grupp inimesi otsustab asjad ära kuulamata, mis üldse rahvas räägib, on nad siis maskideta, on nad Covidis või ei ole, neid ei huvita, neil on plaan 1, totaalne häving. Jah, eks nad survestatakse neid mitmelt poolt. No, ma saan juba aru, et võib-olla sa sihid juba sinnapoole, et Rail Balticad ja kogu see asi, mis hävitab võib-olla meie looduse, eks ole. Jah, et põhimõtteliselt ma näengi siin seda, et selle plaaniga on inimesed täiesti vait sundida, mitte midagi ei tohi ette võtta, täiesti ära hirmutada ja põhimõtteliselt siis ongi nii, et eraomand kätte saada. Täpselt ongi, jah. See on eesmärk. See on eesmärk. Ja tegelikult on niimoodi, et mõni vaataja teab, et kui ministrid tulevad uuesti valitsusse, siis tegelikult on iga minister annab ametivande, et tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Ehk siis tegelikult tõesti selle vande annavad ja kui põhiseadus on aktsiaseltsi Eesti Vabariigi pankroti reeglistik, kuidas nad käituda, kui ettevõte on pankrotis, siis tundub, et nad selle vande on korralikult endal pähe õppinud ja nad seda vannet kenasti täidavad, sest et käibki põhimõtteliselt ettevõtte nimetatud totaalne likvideerimine. No aktsiaselts Eesti Vabariik on juba sundlõpetatud 2012. aastast, sellest me oleme rääkinud, aga tahetakse saada kätte. Äkki me peame lahti rääkima, kuidas see päris, ütleme, need maailma omanikud, kuidas nemad tegutsevad, on ju. Et sellega on niisugune asi, et siin me peame selle mängu nagu läbi mängima koos, on ju, et oletame, et sinul on hästi palju pankasid, on ju, ja meil Eveliniga on hästi palju vorstivabrikuid, on ju. No see on nüüd näide, on ju, mõni toitukene hakkab jälle kohe, võtab sõnast kinni. No toitud õnneteks vist ei kuula seda kanalit. Ja nüüd on niisugune asi, et kui nüüd me mõlemad tahaksime kuuluda kusagile, täpselt sinna tippu välja, on ju, siis sina pead kogu oma pangad loovutama teatavasse fondi. Sa annad need nagu ära, sa loobud kogu oma varast, kaasa arvatud oma majad ja kõik autod ja kõik asjad, on ju. Ja meie anname nüüd kõik oma makaroni ja vorstivabrikud ära, on ju. Selle vastu me saada olla selles püramiidi tipus, on ju. Ja nüüd on niisugune asi, et sina saadki maksta siis sellisel juhul allkirjaga, autogrammiga. Ükskõik, kui selle kirjutad, see ongi, ei ole probleemi, on ju. Ja ega need inimesed on kõik mõistlikud, ega siis kui sa hakkad selle allkirjaga ostma 10 lennukit, tahad roosat lennukit ja punast lennukit, siis sind löödakse sealt klubist välja, öeldakse, et sa oled poole mõistuseks, milleks sul 10 lennukit vaja on, ju. Aga kui sa ostad midagi, siis sa ostad ka sellele samale fondile. Ja nüüd tahetakse seda sama skeemi kasutada ka kõigi inimeste peal, et nad loovutavad oma vara ära sinna fondidesse, on ju, sisuliselt muidugi seda kutsutakse kommunismiks, eks ole. Nii et see plaan on. Sellel fondil on plussid, sellel fondil on miinused, on ju. Üks tore pluss on muidugi see, et nad seal ise seal tipus, nad peavad tagama, et kõik need sinu pangad alluvad reeglitele. See, millega sa sinna astud, sa pead reeglitele alluma. Kui sa reeglitele allu, sind lüüakse sealt fondist minema ja jäävad sulle ainult seljariided, midagi muud ei ole. Ja nüüd tahetakse inimestega täpselt seda sama teha, et sul on ainult seljariided, kui sa sõna ei kuula. Aga sa saad selle igakuise, loomulikult seda allkirjaga maksmist neile inimestele ei anta, aga antakse kodanikupalk. Jah, täpselt, kodanikupalk. Aga kui see ei allu, siis võetakse ära see. Jah, lülitatakse sellest süsteemist välja. Nii lihtne see ongi. Kas siis antakse kodanikupalk, siis tähendab seda, et ka nad peaksid siis selle fondi poolt andma kodanikule, kes on nii lojaalne käsutäitja selles süsteemis, ka siis elukoha ja ta saab minna poodi. See ongi see trikk, et nii-öelda kõigil ongi need korterid ja laenud peale, eks ole, et siis need laenud nii-öelda kustutatakse. Need laenud, mis inimesed on loonud iseenda autogrammiga, eks ole, see skeem on juba 100 korda räägitud jälle. Aga see kujund, see on samamoodi kvalifitseerub selleks pettuseks, eks ole. Lastakse uskuda, et nad laenasid teile midagi, tegelikult nad ei laena mitte midagi, on ju. Aga nüüd sa loovutadki oma vara sinna fondidesse ja kui sa oled sõnakuulelik, sa ei pea maksma oma elektri eest ega mitte millegi eest, on ju, aga sa pead olema sõnakuulelik.
Tegelikult see kõlab täitsa nagu ulmefilmina. Ma olen kuskil Hollywoodi filmis seda näinud ka, seda situatsiooni. Hollywood üldse ju näitabki inimestele asju ette, mis toimuma hakkavad. Sest nõusolekut tuleb saada. Vot täpselt, et nad peavad harjuma sellega, mis filmis on, et mõni räägib, et issand, see oli ju filmis, et see nagu nii. Ma tulen selle COVID juurde tagasi, et kui see COVIDi teema nagu nimetatud Hiinast hakkas ja Hiina seal väidetavalt sulges inimese majadesse, keevitati uksed kinni, täielik diktaatorlik kord oli, on ju totaalne kontroll, on ju, et sina, Evelin, oled hariduselt biokeemik ja oled doktoritöö teinud ka sellel teemal, et oskad sa lühidalt nüüd kommenteerida, mis see COVID siis tegelikult on inimese organismi jaoks? On ta siis see, et nii tõsine asi, et nüüd peamegi tõesti kõik lukku panema, maskid ette, kokteilide veeni, kuigi ma olen lugenud, et gripp on 10 või 100 korda hullem olnud, aga sellest kõik need muud haigused on ära kadunud, et nüüd on COVID asendanud absoluutselt kõik haigused. Ja ma arvan, et see COVID ei ole üldse nii hull, kui räägitakse. Et ja lisaks sellele see COVIDi viirus on meil organismis olemas. Makrofaagid on siis valged vereliblad ja need on just need, mis puhastavad organismi patogeenidest. Võõraorganismidest, patogeenidest, samuti surnud rakkudest. Ja makrofaage on nüüd 2 tüüpi, on esimest tüüpi ja teist tüüpi. Esimest tüüpi makrofaagid on need, mis just ründavad patogeene ja hävitavad surnud rakke. Ja teist tüüpi makrofaagid, nende ülesandeks on nüüd esimest tüüpi makrofaagidele anda teada, et nüüd on korras ja tõmmake tagasi. Et nüüd aitab. Ja nüüd tehti loomkatsed, et seoses selle vaktsiini väljatöötamisega. Ja loomkatsetel oli nagu 2 gruppi. Mõlemale siis süstiti seda COVID-i viirust loomadele ja nüüd esimesele grupile anti vaktsiini ja teisele grupile ei antud. Nüüd 2 päeva pärast olid tulemused sellised, et esimene grupp, kõik loomad olid surnud, need, kes said vaktsiini. Ja teine grupp, need loomad olid tervenenud. Ja siis, kui nüüd need surnud loomad lahati, siis selgus, et nende loomade organismis puudus teist tüüpi makrofaag. Mis välja lüttab. See, mis annab esimesele tüübile märku, et nüüd aitab küll ja see tähendab seda, et immuunsüsteem hakkas enda organismi vastu võitlema. Et ei lükanud nagu välja seda, et muudkui tappis neid patogeene, surnud rakke ja muudkui töötas üle, ütleme siis. Sellepärast vist lõpetati loomkatsed ära ka, et kõik loomad said üle. Just, loomkatsed lõpetati. No tegelikult see on huvitav asi, et ma täitsa olen nõus selle jutuga, et inimestel on tegelikult kõik võimalikud mis me ütleme, haigused või viirused, need on tegelikult olemas sees. Kõik on olemas sees ja sellepärast on ju tegelikult ka COVIDi kohta on ju jälg selle kohta, et see COVID on tegelikult ammu olemas. Et kui juba siin on, mul on andmed olemas, täitsa see on netis vabalt saada, kus Maailmapanga enda kodulehel on kirjas, et 2017 Eesti Vabariigi valitsus ostis 23 miljoni euro eest COVIDi teste. Et see ei ole üldse selline asi, et hulla, et 2019 lõpp tuli järsku Hiinast, Wuhanist COVID ja nüüd on suur paanika. Ja teine asi see, et tegelikult kõik need valitsused, nad kuuluvad ju käputäis inimeste ehk eliidi kontrolli alla ja läbi aegad on käinud kõik võimalike mängude või manipulatsioonide testid. Et kas on ka siin seosed kuidagi selle kohta, et testiti näiteks ühe kõvema perefirma kalatööstusega, et seda viirus, kuidas inimesed viiruse tulekul käituvad? Absoluutselt. Eesti ongi selline hea testikoht, selline hea väike on ju. Ja vaata, see jutt, mis me siin omavahel kõik räägime, see ju välja ei lähe, sellepärast, et eesti keel on niivõrd raske, ta on küll hästi meloodiline, eks ole, ja hästi voolav on ju, aga sa saad ühte sõna öelda 14 erineval moel on ju. See tähendab seda, et ega keegi mujal aru ei saa, mis me räägime siin. Nii et see ongi hea testikoht on ju ja see tõesti, see kala asi, see tehti, et näha, kuidas inimesed reageerivad. Kui suured probleemid tekib, mis siis juhtub, kui see vabrik kinni pannakse, on ju, kas rahvas hakkab möllama või ei hakka möllama või hakkavad hoopis kõik nõudma hukkamist või kellegi hukkamist, ükskõik siis kelle hukkamist on ju. Nii et see oli test run, nagu öeldakse inglise keeles, täiesti kindlasti. Nii et tõesti need eliitvahendid ja valinad proovivad, testivad ja siis tulevad täie lauluga peale. Et ja inimesed kannavad, nagu siin ennem rääkisin, kannavad maske, aga tegelikult suur osa maskidest on tõesti karpidel. Ma olen ise poes käinud, näinud neid inimesed meeldib seda musta maski kanda, mis ei üldse see sinine, see meditsiiniline mask.
ja seal karpidel on konkreetselt kirjas, minge poodi, vaadake, seal on, et see mask ei kaitse viiruse eest. Ja ma toon enda pealt jälle ühe huvitava näite. Käisin siis 2 päeva tagasi spordikeskuses koos oma lapsega ja ta ütlesid, et ta ei taha minna spordikeskusest, sest seal nõutakse lausa trenni tehes maski. See on ebanormaalne, no kuidas sa hingad, see paned maskiga hapniku juurdevoolu kinni endale. Ja me läksime koos sinna jõusaali ja tõesti ukse pealt, mis on sisse astugi, juba pandi juba röökima sealt leti taga naiste ravas, et ei, et siia ei saa, et mask peab peas olema, et kindlasti pange mask ette. Ma ütlesin, et ma ei kanna maski, et ma hingan ja ma tulen trenni tegema, et ma ei pane maski ette, mis siis saab, on ju? Ei, mask peab ees olema. Siis ma küsin, et aga milline see mask peab ees olema? Ükspuha, milline mask, aga peas, et mask on ees. Ja siis ma tegin lihtsalt selle kenale naisterahval niimoodi. Mul on nüüd mask ees, see on minu originaalne mask ja see on täpselt selline, nagu ta on mul kogu aeg olnud. Et mis nüüd saab? Siis ta ei oska midagi mulle muud öelda, et okei, makske ära, kui kaua tahad treeni teha mingit sisse. Et selles on nagu saime sisse, ma näitasin lihtsalt, et mul on mask nüüd ees. Et inimesed ei tea ka, et valitsus annab mingit huvitavat korraldusi, mis tegelikult ei ole juriidilise jõuga ja muud kui nõuavad maski, need ise ka, mis maski nad peavad ette panema ja jumala hästi inimesed, minge ja öelge, et nüüd on mul mask ees. Ja ma annan teise näite veel, kui sul ei ole maski kaasas ja öeldakse, et ükspuha, aga mask peab ees olema. Kas tõesti on? No minge sisse, võtke see käsi ära ja tehke, mida tahate. Ja 3. näide on veel, et mis töötas, kui ma olen väga palju lennanud, siis ja mul organism vajab vett, pidevalt vajab vett, et võtke veepudel kaasa ja kui tuleb maski kontroll, siis jooge ilusti rüübates vett, et kui ma olen veepudeli tühjaks joonud, siis ma panen selle maski kunagi ette. Et näiteid on palju, inimesed saab ennast kaitsta ebanormaalsete nõuete eest, aga lähme edasi, et miks nõutakse maski ja mis tegelikult, nagu me just enne mainisime ka, et siin on tegelikult hoopis teised tagamaad, et Eesti Vabariik on pankrotis, ta on registris ja Eesti Vabariik selle tegevuse ajal on siis loonud muid registreid, on see siis kinnisvararegister, autoregistrikeskus, kõik võimalikud registrid, need kuuluvad kõik aktsiaseltsi Eesti Vabariik, sealhulgas kõik teie OÜ-d, AS-id, FIE-d, MTÜ-d, tulundusühingud, mittetulundusühingud, hoiulaenuühistud, absoluutselt, kui te midagi Eesti Vabariigis registreerite, vara, ettevõtte, mis iganes asi, paat, jalgratas, mootorratas, tegelikult kuuluvad need Eesti Vabariigi pankrotis läinud varabilanssi. Ja tegelikult teil pole õrna aimugi, et te ei olegi nende omad. Te lihtsalt elate seal teadmisega, kes on teie omad, et tegelikult sellise maski kampaania, COVID-i kampaaniaga, nagu sa enne Argo mainis ka, et käib ettevalmistus eraomandi likvideerimisele. Ja, eraomandi likvideerimiseks ja sellega on niisugune asi, et praegu testitakse seda, et pange masti pähe, eks ole. Muidu ei saa süüa, on ju, näiteks. Sööki vist saab, meie oleme küll saanud, meil ei ole keegi öelnud, on ju, aga eks me oleme natuke karmimad tegelased ka, on ju. Ja teine asi on nüüd järgmine etapp on siis see, et nüüd ei saa enam kaubanduskeskus, ei saa kinno, ei saa kuhugi sinna, kui ei süsti ennast. Niimoodi tehakse ära, on ju. Ja aga vaata, inimesed ei saagi aru, et nad tegelikult ei olegi nagu selle vara omanikud. On ju. Vaata, kui sa võtad nagu oma maja hakkad ehitama, vanasti ikka ehitati maja valmis ja mõistuse piires keegi ei ehitanud pilvelõhku, et eks ole, sa ehitasid maja valmis, oligi maja valmis. On ju. Tänapäeval sa pead kõigepealt minema võtma nagu selle ehitusloa, eks ole. No olgu, et sellel on veel mingi mõistus. Aga kui sa lähed kasutusluba võtma, kujutad sa pilti, eks ole. Kellelt see kasutus, et ma võin nüüd oma majas ööbima hakata. Omanikult lähed võtad, eks ole. Järelikult sa võtad sellelt registriridajalt, sellelt aktsiaseltsi Eesti Vabariigilt võtad omanikult loa. No meil näiteks on konkreetne näide, meie majaga on ju Arnika D57 on ju, seal oli niimoodi, et me teadsime neid reegleid ammu on ju, ja me ehitasime maja nagu ilma mingite tuletõrjereegleid, neid me jälgisime, saad aru, et kivimaja seal 5 meetrit, aia, vabandust 3 meetrit ja nõnda edasi, eks ole, see on nagu inimlik. Ja kõik on korras, eks ole, sellega probleemi ei olnud, sest me teadsime, et me peame ta nagu rahvusvahelises kohas hoopis teiseks asjaks tegema, on ju postkontoriks on ju.
aga nüüd meil oli seal teatav intsident on ju seal kodus on ju selliste FIE-st kohtutäiturite ja kohtunikega on ju. Ja mis nad siis teate, mis naljakas lugu on nüüd selgunud, eks ole. Meie 2005. aastal ehitatud maja on ju Pirital on ju. See on paberite järgi Tallinna linnavalitsuse töötajad on teinud, nagu ta oleks 2015 ehitatud. Ja, et nüüd, kui te inimesed tahate oma autos spidomeetrit tagarisi keerata, mis mujal maailmas on sama suur kuritegu nagu inimese tapmine on ju, või tahate oma majasid niimoodi tagant järgi teha on ju, siis te teate, et Tallinna linnavalitsus on sellised töötajad, kes keeravad spidomeetrit tagasi ja teevad maju 10 aastat nooremaks on ju. Teenuse saate ilmselgelt sealt on ju. Et saad aru, nad on kõik pätid. Sealt on nagu võimatu on nagu leida nagu korralikke inimesi, eks ole. Ja mis puutub, arusaadav, et pätid on ju, paneme siis teiega on ju. Siin on, ma võtsin äriregistrist välja. Pole vaja, inimesed ei oska teada, upikud ja värgid, välismaa keel, midagi aru ei saa. Võtsime äriregistrist välja sellise firma nagu Justiitsministeerium, kellele alluvad siis need samad kohtunikud ja kõik need asjad, eks ole. Nii, ja mis me vaatasime on ju, asutamise aeg sellel Justiitsministeeriumil on 2. november 1970. Nad isegi ei varja. Nad ei varja. Ja sellepärast ma mõtlesin, et miks nad ei karda paragrahv 64. Nõukogude Liidu kriminaalkoodeksi 64, kui sa oled võõrriigi teenistuses. Ja Nõukogude Liidu kodanikule Eesti Vabariik on võõrriik, eks ole, võõrriigi või võõrfirma teenistuses, sa võid selle kingituseks endale jätta. Ja siis ma mõtlesin, miks nad 64 ei karda. 64 näeb ette sellise teost maha laskmise koos vara konfiskeerimisega. Aga selgub, et me elame hoopis Eesti NSV-s, Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis. 70. aastal on tehtud see sama see on ka firma. Nii et vaata, mis toredad asjad tulevad välja, need on täiesti avalikud registrid, need ei ole mingid saladused, nad ei varjagi, nad ei püüagi enam varjata. Ja siin ongi, et huvitav, et asutatud on Justiitsministeerium, mis täna töötab siis nimetatud inimeste teavad Vaba Eesti Vabariigi all, on tegelikult asutatud 1970 Vene võimu ajal ja Nõukogude võimu ajal ja esmakandeaeg, miks on pandud, esmakandeaeg on 1998. Et see on nagu, see tekitab küsimusi, et inimesed, et ärge uskuge kõike, mida igal pool räägida, ärge uskuge meid, aga esitage küsimusi ja küsimuste esitamisel te jõuate nagu arusaamisel, et kus siis on loogika ja kus on asjal iva sees, kus ei ole, et siin tõesti minul tekkis kohe küsimus, et asutatud 1970 ja seesama sellel ajal nüüd siis korraldatakse meie juriidilist elu, et see on nonsenss, et meid tasub uskuda küll. Meil on kõik asjad paberitega tagatud on ju. Lihtsalt küsimus on selles, et me kõiki asju välja ei saa näidata. Me näitame siis, kui te tulete meile konsultatsiooni, see on meie töö. Ma tulengi, et ma tulen ühe eelmise intervjuu kuulaja juurde, kes oli konkreetselt nagu, ta hästi küsis, et kas on Argo Evelini jututõestuseks on mingid ehedaid tõendeid ka olemas, et nad räägivad, aga kas on mingid tõendid ka olemas? Ma olen öelnud oma avalikus ühes esinemises, et ma olen tegelikult olnud viimased aastad päris heal tasemel koolitaja. Ma olen üle maailma käinud erinevatel seminaril esinemas ja kes on ka minu podcast'e lugenud ja kuulanud, siis tegelikult mul on hästi lihtne ütlus seal, et me mitte kunagi ei müü toodet ega teenust. Me müüme alati usaldust. Et kõik sõltub sellest, kas sa usaldad seda inimest või ei usalda. See toode või teenus võib olla imeline, aga no kui sa seda inimest ei usalda, sa ei osta temalt seda asja ära. Nii et kõik põhineb usalduses. Ja ma ei pea laduma artiklile alla miljonit tõendit, sest need tõendid tegelikult tark, intelligentne inimene leiab neid asju täna internetist ülesse, kui ta vitsib mässata ja teha kodutööd. Aga ma ütlen lihtsalt nende toetuseks nii palju, et mina olen ka Argo Evelini käest küsinud abi. Ja see oli, võin julgelt öelda, et see oli Eesti Vabariigis aktsiaselts Finantsinspektsioon, kes siis tuli oma imelike määruste ja korraldustega minu ettevõtet takistama. Ja Argo Evelin tegid mulle nende samade seaduste reeglite järgi, mille alusel tegelikult Eesti Vabariik toimetab ja Finantsinspektsioon tegelikult toimetab, millest teavad ainult teadlikud inimesed. Tegime siis nende reeglite järgi selle vastuse, nii nagu siis nemad inimesi nagu kiusavad. Ja see töötas, sest nad jäid vait, sest neil polnud enam midagi öelda, kui nad veel ütleksid, siis mul on põhjus nende käest päris palju raha küsida. Et see töötab ja mul on tegelikult ka Fonte Newsis on kolleeg, väga hea kolleeg, minu väga hea sõber, kes konkreetselt läks kohtusse
ja ta kasutas täpselt samu reegleid, mida ka kohtunikud kasutavad, aga mida tavainimene teha. Ja kohtunik ei tulnud istungile, ta ei julgenud tulla, sest et ta tegi täpselt nii, nagu need reeglid, asjad tegelikult töötavad. Et selles suhtes ma hea meelega Argo Eveliniga tegin teistkordsel intervjuu, sest need asjad töötavad. Ja kui sa ei usu, ära pöördu nende poole, kui sa usud, saab abi. Aga lähme edasi meie huvitava põneva vestlusega, et sa enne mainisid Rail Balticut, et selle vastu väga paljud inimesed mässavad ja on näha, et ikka ei võeta kuulda. Seda enam, et nüüd, kui selle COVID ja maski ja muude vaktsiini valguses tegelikult, mis on tehtud, mitte ainult Eesti Vabariigi valitsus, vaid ka kõik muud maailma riigid. Mul on endal kogukond 90 riigis, kus ma suhtlen iga päev nende inimestega, kus on nagu, tuleb väga ahastavaid informatsiooni ja Eesti Vabariigi valitsus ja ametnikud tegelikult nad enam ei saa ju palka maksu meie ettevõtjate käest, maksumaksjate käest. Sest neil on täiesti ükskõik, sest nad on selle ettevõtluse maa tasa löönud, sest et Brüssel annab ju raha kogu aeg. Kogu aeg pritsib raha peale, sest trükitakse juurde, sest et rahaga on nad ära ostetud ja neil on täiesti ükspuha, kas siit tuleb maksumaksjatelt raha või ei tule. Nemad nimetavad, et niikuinii on kriis, niikuinii on, ütleme siis force majeure, ütleme nii, ja nad lasevad nüüd täiesti seda etteantud stsenaariumit edasi ja neid ei huvita ka need looduskaitsjad, kes ütlevad, et Rail Baltic hävitab loodust, looduskaitsealad, nii edasi ja on kuuldad, et näed, et uus inimene valiti lausa sinna nõukogu etteotsa, kes on veel kõvema ütlemisega, et me ikkagi teeme selle ära ja mis on selle mõte tegelikult? Mitte hea reisijate liiklus, vaid mis seal tegelikult taga on, miks seda niimoodi surutakse? Kohe ütlen, ma ütlen sulle ühe teise asja enne, kui sa praegu meil tuli meelde, me käisime 2004, kui Euroopa Liiduga liitusime, käisime Maksuameti loengul, on ju. Vabandust, mitte Maksuameti, vaid Maksuametist kellegi inimese loengul. Maksuamet on fiktsioon, sükest asja ei ole olemas, on ju. Ja inimene ütles otse välja, nüüd on enam ilmselt ütle, ta ütles, et nüüd sest kõik maksud, mis on, need lähevad automaatselt kõik Euroopasse, kõik lähevad ära ja sealt tuleb tagasi, kas toetustena või laenuna. Sellepärast tuleb meil kogu aeg miljard. See, mida saavad, see ei käi maksurahast. See, et maksuametnik ju maksab ise ka oma palgalt maksu, no see on ju absurd, eks ole, korjad maksu kokku ja siis maksad ise endale veel kord ja maksad ise endale veel kord. Kõik raha läheb siit minema, nii et see süsteem on tegelikult hoopis teistmoodi, kui inimesed on sellest asjast aru saanud. Mis puutub nüüd sellesse Rail Balticasse, on ju, siis see on neid, jah, seal on võimalus, et seda asja peatada, on ju. Miks seda tehakse? Tehakse seda sellepärast, et Ida-Virust on vaja kätte saada, mis asi? Uraan, on ju. Miks ma seda asja nii hästi tean, on ju? Vaata 90-ndatel ma liikusin Moskvas, on ju. Mida ma seal tegin, see oma praegu tähtsust, on ju. Ja liikusin seda Moskva vahet, on ju. Ja sellega oli niisugune vahva asi, et muide ma olin ka siis, kui see 91. aasta see puts välja kurutati või kuidas seda nimetada? Augusti puts. Mis asi? Augusti puts. Puts, jah. Ma öeldasin natuke halvasti, on ju, eks ole. Ja siis ma olin täpselt sellel päeval muide seal, nii et mina ise nägin kõike neid, kuidas need linnavalitsuse peale olid need kahurid suunatud, on ju, rataskahurid, no ma ei saa neid tankideks kutsuda, on ju. Aga see on ka nagu kõik sõnum, on ju. Ja kuidas ehitati neid barrikaade seal Valgevaja ümber ja ma olin koha peal, nii et ma olin ajaloo keskuses, on ju. Muide, vahepala, et kahuritest on ju, et kui me kuulutasime pärast seda, kui me kuulutasime enda selle uue riigi välja, siis pärast seda toimus see sõjaväeparaat seal Vabaduse platsil, on ju. Inimesed ei oska seda vaadata, aga no meie teame, on ju. Ja nüüd, kui need tankid tulid sealt Raekoja platsi poolt, on ju, ja vaata siis, kui need seisavad, see Kadri asukas ja kes nad seal kõik seisavad, on ju. Siis tankid keeravad torud nende peale. Vaadake sellest arhiivikaadritest. No mis sa ise arvad, miks teeratakse toru peale? Näidatakse, et ja see ei ole mitte auandmine, kui sa toru peale keerad, eks ole. No see selleks, on ju. Ja olime siis Moskvas, on ju, ja seal oli niisugune vahva asi, et see oli 90, enne seda oli see asi, kui seal mulle räägiti seda. Ja oli niisugune tore koht, nagu oli Moskva ülikooli ühiselamud olid, on ju. Mitte selle Baumani omad, või Lomonossovi oma, jah, Lomonossovi ülikool on ju, see on Moskva suurim, eks ole. Ja seal oli igas vahvas seltskonda, on ju, seal oli kahte sorti asukad olid. Et ühed olid siis nagu selle ajal kutsuti neid, kuidas neid kutsuti, praegu on doktorandid ja nüüd on... Siis olid aspirandid ja nüüd on doktorandid. Ja nüüd on doktorandid, eks ole. Ja siis olid need aspirandid üle liidu seal koos, on ju. Ja siis nende tasakaalustamiseks, et see vaimne potentsiaal liiga suureks ei lähe, nad seal revolutsiooni välja ei mõtleks, on ju. Siis oli pandud sinna sillitehase töölised ka, on ju. Aga kuna venelased sillitehase töötajad jätnud, silla on veoauto tehas keset Moskva linna, on ju.
siis töölised olid toodud Vietnamist, on ju, siis need sibasid seal igal pool ringi, siis oli nagu selline vaimne tasakaal, et need Vietnami töölised ja siis need aspirandid, on ju. Ja muide, seal oli üks leedukas oli, temal oli juba Leedu pass sellele, kui meil veel kõigil punased passid olid, roheline pass näitas kõik oma papiga, on ju. Ja nad aitasid, eks sealt said kaupa toodud ja muid asju aetad ja siis tihtipeale mul oli terve kari neid aspirante, kes mulle seda kaupa sinna rongijaama tassisid. Ja siis oli ükskord üks inimene tuli näiteks, kes seal ma nägin ka seda vene tõelist nagu kõrgklassi, on ju, mitte alla Pugatšovi võib-olla tõesti on ju, aga mitte nii kõrgklass. Inimene tuli sinna ja rääkis niisuguse naljaku loo, ütles, et tead, et mul bussis küsiti või trammis küsiti teed, on ju, inglise keeles pöördus mu pool. Ma tegin, et ma ei saa aru, on ju. Aga et siis ta pöördus mu poole prantsuse keeles. Ja prantsuse keeles mul ei olnud sobilik enam mitte vastata, siis ta vastas talle prantsuse keeles ja see ei ole lihtsalt, et je m'appelle Argo, on ju, vaid nad ikka räägivad vene peendetes peredes räägitakse prantsuse keelt, on ju, see kõik on siiamaani säilinud, on ju. Ja osad inimesed siis olid sellisest kohast nagu Kurtšatovi instituut ja nii kui ma ütlen, üks inimene oli ja nii kui ta kuulis, et me oleme Eestist, on ju, ta ütles, ahaa, et teil on ju seal see Sillamäe ja Ida-Virumaa, on ju, et seal on uraan, on ju, see on teada, et uraan on. Aga ta leetas, et see ei ole päris niimoodi, et uraan uraaniks, on ju, et on olemas uraanimaak isotoop 238, et seda tühja leiab, on ju. Aga et see, et pommi valmistada, selleks on vaja isotoop 235 ja seda looduses on väga vähe. Ma olen öelnud, et 1%, aga 0,75% on seda, seda on hästi vähe, on ju, seda, mis vaja on. Ja nagu me kõik teame, valdav enamus teame, et kui see elektrijaam, nii aatomilektrijaam, millest räägitakse, tema esmane funktsioon on toota sisuliselt pommimaterjali. Kuna see pommimaterjali tootmine annab välja energiat, eks ole, siis tuleb teda jahutada. Siis jahutatakse selle veega, on ju, veest tekib aur ja siis pannakse sinna need generaatorid külge, mis siis seda elektrit ka annavad. Et see on nagu selline kõrvalprodukt, on ju. Ja vaat nüüd on niisugune asi, et seal Ida-Virumaal on see sama isotoop 235, mida maailmas on praktiliselt väga-väga vähe, on ju. Ja see on olemas, aga sa ei pea minema, ei tea, 5 kilomeetri sügavus seal maa alla, vaid sa korjad pealt selle fosforiidi korjad ära, siis on seal see, mis asi, diktoneemakilda on ja siis sa saad kätte kohe selle uraani, mis vaja kätte on saada. Et see fosforiit, et meil on väärtuslik fosforiit, et seda vaja vedada, et tegelikult see on jälle järjekordne mäng, järjekordne suitsukatte. Ega sa prügisse ei vii seda, loomulikult vead selle välja, eks. Aga tegelikult on vaja see uraan selle kätte saada ja vaata, kui palju on tegelikult energianälgi on, eks ole. Ja millega ehitati need Saudi Araabia ja Dubaid üles naftaga, eks ole. Aga kellel seda naftat enam vaja on, kui kõik autod lähevad elektri peale, telefonid, kõik on televiisorid, kõik on elektri peale, uraani on vaja. Seega, tegelikult see Ida-Virumaa, see võiks olla tegelikult siukuste pilvelõhkujatega kõik kaetud, nagu on praegu need Dubaid ja need, kui seal oleks seda ajupotentsiaali natuke rohkem, on ju. Selleks, et takistada seda sama Rail Balticut, on ju, nad peaksid kuulutama iseseisva riigi seal välja, on ju. Nii karm see ongi, on ju. Ja kui ikkagi inimesi siin väga pigistatakse, siis ma kardan, ma olen kuulnud, et seal Ida-Virumaas väga karmilt käitutakse, siis võib-olla see ühel päeval see keebki üle ja nad seda teevadki. Ja siis on kõik, ega iseseisev riik on postiteenistus ja ega siis abi ei paluta, siis antakse korraldus. Muide, Õhtulehes ma vaatasin, kunagi oli artikkel, kuidas Tsaaripere maha lasti. Vaata see Tsaaripere kuskil kuskil, ma ei mäleta, kus nad maha lasti. Ja siis oli ka kõrval oli postiteenistuja, postiülem oli kõrval, sest ainult tema võib sanktsioneerida selliseid asju. Nii et siin on nagu teatavad ohumärgid, et võib-olla ikkagi oleks nagu parem, kui need inimesed, kes nagu väärtusi loovad, on ju, reaalseid väärtusi, et need samad turvatöötajad ja need politseinikud, et nad teeksid sügava kummarduse, kui väärtuste lööja temast mööda läheb, on ju. Ja et tänaksid, et nad üldse käivad seal kaubanduskeskustes. Sest Ja tegelikult politseinik ja turvatöötaja ju täna ju tegelikult väärtuste loo. Mitte mingit väärtust. Ja kui nad täna väärtuste loojad lükkavad ülbelt ukse taha, alandavad ja mõnitavad neid, siis vahel lükkavad pikaliigi. Jah, täpselt, et siis andke andeks turvatöötajad, politseinikud ja muud ametnikud, siis te olete kasutud sööjad. Täpselt, kes teid toidab. Vaadake tõesti nendele loojatele otsa, et nemad toidavadki teid ja te sülitate neile näkku, nii et olge ettevaatlikud. Aga et minna veel natukene inimesi viia, veel valgustada, et meie eesmärk on äratada inimesi, et panna nad mõtlema ja küsimusi küsima.
mitte see, et me nüüd propageerime siin, et et me ei taha vaenu, me oleme rahumeelsed inimesed, aga me tahame panna teid küsimusi esitama. Ja järgmine küsimus see, et kui see tegelikult see maailm on nii petlik ja manipuleerinud inimestega siin viimased 300 aastat vähemalt, kindlasti rohkem, siis tegelikult on see kogu elu olnud pettuse sees ja ega see Krimmgi tegelikult väga paljud teavad, et Krimm siin, et Venemaa võttis selle Krimmi nahaalselt ülbelt jõuga ära. Tegelikult olid asjad hoopis teistmoodi. Tehti kunagi äridiil, need, kes ongi see, et surnud inimesed, kes tänaseks on surnud, tegid mingi kokkuleppe ja nüüd see kokkuleppe lihtsalt nõuti sisse. Kuidas sellega tegelikult oli? Sellega oli niisugune asi, on ju, et siin palju räägitakse sellest Leninist, on ju. Tegelikult oli see revolutsioonivend oli Aleksander Parvus, on ju. Oli vist leedukas, eks ole. Nii et minul on ka sugulasi Leedust, nii et ma tean. See selleks. Ja tema oli see õige tegija, on ju, aga see Lenin toodi, on ju, ja muide selline film, vaata see Hardi Volmeri film, see Minu Leninid, on ju, see on üsna tõepärane. Lihtsalt seal on antud selle Aleksander Keskkülale need rollid, on ju. Tegelikult oli see Parvus, kes kõik vedas selle Lenini postivagunis, sest posti ei tohi takistada. Vedas läbi Saksamaa, eks ole, sõjassooni, on ju. Ja nüüd oli niisugune asi, et selle Krimmiga on tegelikult niisugune tore asi, tavaline äritehing. Leninil oli raha vaja, piltlikult ütleme siis Leninil, eks ole. Ja Lenin siis tahtis laenu saada, on ju. No talle avati krediidiliin, aga tagatiseks ta pani selle Krimmi, see oli 1922. Krimm pandi tagatiseks 25 aastaks, on ju. Aga oli küll vahepeal sõda ja kõiksugu probleemid olid, on ju. Ja muide Assoo, see Molotovi naine, Molotov oli välisasjade rahvakomissar, siis see tähendab praeguses mõistes välisminister, eks ole. Ja tema naine tegeles nende Krimmi aktsiate müügiga. Ja üks usinamaid ostjaid oli Eleanor Roosevelt, selle Ameerika presidendi naine. Eleanor Roosevelt ostis. Ja tema ostis neid aktsiaid palju kokku. Ja siis oligi, et lõpuks pandi see Molotovi naine kinni selle pulli eest, eks ole. Et ta seda Krimmi aktsiaid müüs, on ju. Ja küsitigi Molotovi käest, ma tean, Molotovi lapse käest küsiti koolis, et kes su vanemad on. Ta ütles, et isa on rahvaskomissar ja ema on rahvavaenlane, eks ole. Nii, ja nüüd jõudiski kätte siis 25 aastat laenu, millal see oli siis 47. aastal oli see makseaeg, on ju. 45. aasta veebruarikuus oli see Jalta konverents. Miks tuuakse Jaltasse? Miks sa tood sinna? Sõda käib, eks ole, miks sellises kohas? Jalta veebruarikuus ta ei ole mingi soe koht või Eesti vahva, eks ole. Need käisid oma vara juba üle vaatamas, on ju. Aga Vene rahvas nii võimas, on ju, et nad olid suutnud selle raha kokku korjata, mis neile nii-öelda laenuks anti. See raha ei antud laenule, see olid ostasid traktoreid Ameerikast igast asju, eks ole. Ja suutsid selle kokku korjata, on ju, ütlesid, et teate, me maksame tagasi, on ju. Aga nagu me kõik teame, siis raha luuakse meie autogrammidest juba 1913 alates, Föderaalreservi väga hea süsteem. On ju. Nüüd see sama raha, mida Lenin laenati, see oli see sama Lenini autogrammist loodud. Ole. Aga nad ütlesid, et tead, meil on selline võimalus olemas, me maksame tagasi. Need ütlesid, ei, me ei taha tagasi, me tahame Krimmi saada tagasi. Aga sellist asja ei antud, et Krimm neile tagasi anda, on ju. Ja pärast seda siis kuna siis Ameerika president Roosevelt suri ju ära. Aga ta suri ju kelle juures? Ühe naiskunstniku juures suri ära. Aga see naiskunstnik oli venelane, Nii et Venemaa see NKVD kombitsad või jõudsid üldiselt igale poole. See on täiesti kindel värk, et talle tehti ära. Täiesti kindel selle sama pulli eest, eks ole. Nii et Krimmiga on hoopis teine asi, on ju, et praegusel juhul, kui me räägime nagu sellest piirkonnast, sellest Krimmist tagasi andmisest, ta tuleb tagasi anda siis nende tõelistele omanike, tatarlastele. Aga tatarlased tuleb ju kuskilt universumist üles leida. Maa peal neid enam ei ole, eks ole. Nii et mingisugustele, see on kogu aeg ikkagi nagu Venemaa osa olnud, seda juttu ei ole mõtet rääkida, et okupeerimine, annekteerimine, inimesed ei tea ajalugu, ei saa sellest aru. Rushov andis selle lihtsalt, nad tegid seda niisutuskanalit, et oleks lihtsam administreerida, siis lihtsalt viidete sinna Ukraina alla, eks ole. Ta ei ole tegelikult kunagi Ukraina osa oldki. Aga jah, osadel inimestel jäi sinna oma riik tegemata ja siis tehti see mujale, siis tehti see nii, kus see praegu Iisrael on, see tehti sinna pidi Iisrael tulema. Ja muide, üks väga huvitav asi see, et vaata see, kui see Krimm tagasi läks nii-öelda venelaste kätte, Krimmis on 2 miljonit elanikku umbes, siis tagasi viis 4 inimest. 4 inimest tegite kogu selle show ära 2 miljoni elaniku peale. Et ma selle peale alati ütlen, et seal, kus on 1 miljonit elanikku, et miks seal 2 inimest ei saa teha seda, mida vaja on.
väga hea minu arust arvab täpselt ka piisab 2 inimesest. Täpselt piisab 2 inimesest, kui saab nagu asja ära korraldada. et tegelikult et see Krimm on ehe näide sellest, et kunagi on tehtud mingi diil, mingi leping ja see mingi aastakümnete pärast tuleb välja, inimesed ahedavad, issand jumal, kus nüüd tuldi kallale. Tegelikult inimestel pole õrna aimugi, mis tegelikult minevikus, mis kokkulepped on tehtud. Ja sama asi on väga paljud on ajaloos sellised situatsioonid, kus eliit ongi teinud teatud kokkulepped kellegiga, et maailmas asju juhtida, korraldada, neid võtmeid keerata. Samamoodi on väga palju inimestel tekkinud küsimused, et mida see David Rockefeller Moskvas tegemas käis, et peale tema Moskva käiku tegelikult muutusid päris paljud asjad ja isegi üks nimetatud riigipea nagu mõrvati. Ja üks mõrvati, üks võeti maha, et me räägime siis Kennedy mõrvamisest ja räägime, eks ole, Hruštšovi mahavõtmisest on ju. Vaata, see asi oli, see oli vist 62. aastal. See oli 62 käis siis David Rockefeller Moskvas on ju, aga sellele eelnes nagu eellugu on ju, mis on võimalik nagu üldiselt inimestel, kes viitsivad aju liigutada ja midagi otsida, ka endal oli üks spioon, räägiti spioonilugu, hästi tuntud spioonilugu Pinkovski on ju. Ja see oli üks GRU on ju, GRU on Ameerika, mitte Ameerika, vaid armee luure, mis on kõvem kui see KGB on ju. Ja tema siis andis materjali niimoodi 62. aastal, eks ole. Aga ta andis materjali, mida temal olla ei saanud on ju. Ja see materjal saadi marsalite käest, armee marsalite käest, sest Hruštšov oli ikkagi üsna pöörane, nagu öeldakse. Ta oli ikka väga, inimesed on näinud kõik, kuidas ta ÜROs seal oma kinga taob vastu lauda on ju, kõik on ju. Ja need said aru, et aasta oli siis, eks ole, 62. 20 aastat oli sõja algusest möödas. Nad ei tahtnud uut sõda, nad teadsid, et nüüd läheb jamaks on ju, et see on õudne, et see Hruštšov bluffib, aga et see võib viia sõjani, eks ole. Ja siis olidki, andsid kõvasti materjali välja ameeriklastele, et rahustada ameeriklast. Saad aru, nagu tehti, nagu oleks nagu õudne kodumaa reeter, Pinkovski on ju. Tegelikult ta oli inimkonna päästja. Nii et kus ta üldse on, kas ta maha lasti ei lastud, seda ei tea on ju, eks ole, mis seal edasi on ju. Aga see oli vajalik tegu on ju, teda tuleks ajaloos õieti hinnata on ju. Ja nüüd oligi, aga vaatamata sellele oli see Kuuba pulli läks edasi. Kuuba raketikriisiks kutsutakse seda, kus Hruštšov hakkas Kuubale vedama rakette, eks ole. Kennedy pani piiri kinni ja pidi madinaks minema. Siis saabus Moskvasse, saabus David Rockefeller. Ja kõik, kes seda on näinud, ütles, et peremees saabus. Rivistas poliitbüroo ülesse ja ütles, et ärrased on ju. Et nüüd on asi, olukord on pingeliseks läinud, et te tahate maailma õhku lasta on ju. Või et mitte just, et nad ei süüdistanud venelasi on ju, aga ta ütles, et olukord on nii pinev, et ega me ometi ei taha maailma õhku lasta. Keegi ei taha seda maailma õhku lasta, eks ole. Ja siis ta ütles, et nüüd on niisugune asi, et mingi lahendus tuleb leida on ju. No, poliitbüroo, tead ise venelaste värk, eks ole, ütlevad, et miks teie president räägib siukest juttu? Rockefeller ütleb, et aga see on konkreetsed inimesed luurest, kes teavad rääkida, eks ole. See ütles, et aga kui teile ei meeldi see meie president, öelge ainult, me vahetame ta ära. See ei ole üldse probleem, on ju. Pärast mõningat vestlust keegi karjus uuesti, et kuulge, aga miks teie ajakirjandus kogu aeg õhutab sõda? Selle peale Rockefeller ütles, et härrased, et ma olen üsna õivatud inimene, on ju, et ma ei tahaks nagu väga rumalatele küsimustele vastata, on ju. Aga et kui me praegu omavahel siin kokku lepime, selleks, milleks ma siia tulin, siis homme päev hakkab Ameerika ajakirjandus teid kiitma, kui Nõukogude Liitu, kui edumeelset maad. Et nii, kuidas me kokku lepime. Ajakirjanikud räägivad täpselt, mida vaja on. Kui nad ei räägi, siis kuidas seda ausalt öelda või niimoodi, ma ei saagi seda nagu ütleme ümber nurga, et see on petlik, et surmanuhtlus on kaotatud. Ei ole. Kõik kuuluvad kellegile, need firmad, ja kus reeglid ei täideta, siis on probleemid. Nendel selle samal ajakirjanik räägib seda, mida vaja on. Ja pärast seda tehtigi ära Kennedyle, tehti ära, eks ole, ma saan aru, et kena mees oli, paljud naised õhkavad tema järgi, eks ole, seal oli teada, igasugused orgiad olid seal Valges majas ja see on kõik lahe, miks mitte, lumal noor inimene, eluenergia, eks ole, kõik on tore, on ju. Aga ta pidi maailma õhku laskma. Ja Hruštšov võtti vaha 64. aastal, eks ole, organiseeriti. Ja kolmas, kes aatompommi kasutamist on propageerinud, oli Che Guevara. See oli üks Kuuba poliitik, revolutsionäär on ju. No teda saadi kätte alles vist 67. aastal. Nii et sellised asjad maailmas on kõik nagu teada nendes teatavates ringkondades, eks ole. Ja siis inimesed räägivad, nii tore president oli, on ju. No aga kuule, kui ta maailma viib tuumasõja ära, likvideerib maailma ära, muud lahendust ei olegi, kui tal ikkagi nagu aju kasvajas 9 mm, eks ole. Me eelmises intervjuus ka rääkisime
et kes see tegelikult liit on, kes seda maailma juhib ja kontrollib ja neid otsuseid ja korraldusi jagab ja kust kohast need otsused tegelikult tulevad, et ühest kohast seda, kes tahab kuulata, kuulake seda meie kuutagust intervjuud, aga tegelikult on ju nagu see praegu see Rockefelleri näide ongi, et see suur meedia, kõik need CNN-id, BBC-d, Fox Newsid ja nii edasi, neid on sadu, võib-olla isegi tuhanded, kõik nad tegelikult alluvad ka samma selle eliidi korraldusele, lihtsalt käib üks põnev infomäng, aga tegelikult on kõik ühte auku ja tegelikult on ju see Facebook samuti meie tuntud näoraamat, et seal on lausa ju mingid programmid täitsa, mis, kui sul on Facebooki konto, need programmid töötavadki sinu isikuga ja salvestavadki andmeid ja tegelikult nad teavad isegi sinu harjumusi, maitseid, nad teavad isegi sinust rohkem, kui ise tead. Ja, täpselt nii. Enne kui see pull siin hakkas, mis nüüd siin toimub, see sirkus, eks ole. Enne seda oli ju Facebookil 2 programmi, üks oli Pogo ja teine oli Zafir. Ja need olid programmid, mis tuvastasid, kes keda tunneb, on ju, kes kellega läbi käib, kes mida räägib, on ju. Ja nüüd see sama, üks neist teine, ma ei mäleta kumbaga on ju, aga teine oli nüüd siis see, kelle ülesanne oli tuvastada ka need nii-öelda, kes on seal pseudonüümide all, eks ole. Ja siis hakkaski ilmuma enne seda pulli oli ju see, et küsiti, et kuule, andke number, kui kellelgi oli seal, ei olnud oma nimega, kinnita oma telefoninumber, anna oma tagavara meil, mis iganes see käis niimoodi, eks ole. Ja see oli puhtalt selle jaoks ja kui sa ei andnud, siis ju lõpetati ära, tehti plats puhtaks. Nii et loomulikult see on ka ainult selleks, muide paljud inimesed ju seal FBI-s on ju. FBI see tähendab, oota, ma ütlen sulle kohe, see on see fumbling idiots. Ei, midagi muud pidi tähendama. Federal Bureau of Investigation on see ametlik nimed. See tegelikult on fumbling idiots. Märatsevad ja karjuvad idioodid on ju. Ja need ju kurdavad, et ei ole jama on ju, töölt lastakse lahti. Tööd ei ole enam. Et vanasti pidid uurima, pidid luurama. Nüüd inimesed kirjutavad ise kõik. Tööd ei ole. Ja ma olen oma elus väga paljude leiutajate ja loojate ja tarkade inimesega kohtunud ja siis algul ma ei saanud aru, et miks nad kasutavad neid 90-ndatel, 90-ndate lõpus tulid need nuppudega vähe väiksemad telefonid välja, on ju. Et miks need isegi nupud on nii väiksed, et sõrmega sinna pihta, aga miks nad neid telefoni kasutavad, kuigi meil siuke tehnoloogia ajast, et võtku suure ekraaniga Samsung või iPhone, et jumala lahe on. Ja siis nad ütlesid, et mis ma siin, ma ei jaga sellest tehnoloogiast mitte midagi, et mis ma siin ikka kasutan, mul see on nii harjunud ja nii armsaks saanud, tegelikult asja mõte on hoopis teine. Nad ei tahagi, sest et nende elu on kõik vaba energia, kes tegelikult nende elu ongi ohus ja isegi see nupuga tavaline telefon, kus ei ole internetti, mitte midagi ole olemas, see ongi kogu aeg rohkem välja lülitatud kui sisse lülitatud, et äppraksid hädakõnest. Et mis ma tahan öelda selle jutuga on see, et nii kui see internet meil tuli, et nüüd on vabadus, nüüd on elu lahe, tegelikult oligi meie identiteet oli maha müüdud. Et absoluutselt inimesed, ma ütlen ka, ma olengi internetis, mu elu ongi online'is, tegelikult ma ei ole enam mina ise, sest minust teavad kõik ja kui vaja, siis tuleb see FBI või mis iganes CIA või kes tahab, tuleb lihtsalt kopp ja ta teab täpselt, kus ma olen, isegi kui mina ei tea, kus ma minuti pärast olen, nad teavad ka juba asju. Aga sa ütled, et sa tunned Argot ja Evelini. Pärast seda nad lahkuvad. Lahkuvad, jah. Kui nad elavad. Väga hea. Vaadakes, ma olen juba nendega 2 korda intervjuud teinud ja mul on täitsa hea olla juba, et igiga kadus ära. Muide, ma korraks veel segan, et noortel inimestel me tahaks ikkagi nõu anda. Me muidu nõu ei anna, me räägime lihtsalt lugusid, on ju. Aga see sama selfide tegemine, see on üsna ohtlik selles suhtes, et see kunstlik paralleelne sina hakkab elama oma elu ja hakkab seal noortelt inimestelt energiat võtma. Ja, sa ju kogu aeg nad vahivad noored ja vahivad seda, eks ole, mida nüüd saada, kes laikis, kes ei laikinud, on ju, siis on paha meel, kui keegi ei laikinud, on ju, ja see hakkab oma elule. Need seadmed on nii peened, et see seade paneb paika kõik su pikkused, kõik su mõõdud, eks ole, kõik su harjumused on ju ja kuulab sind pealt, kui vaja. Nii et see üldiselt on üsna ohtlik. Ma näen oma laste pealt, kui ohtlik see on, sest et nad lausad lähevad närvi, kui ma ütlen, et võtke vähemalt hommikul sööma tulles, võtke need iPodid peast ära ja jätke see telefon tuppa, et andke natukenegi rahu, aga ma usun, et mõnigi lapsevanem on sama meelt, et see on tohutu sõltuvus. Nad ütlevad, et ma ei ole ju Facebookis, aga ma olen selles TikTokis ja YouTube'is. Need on kõige suuremad õgardid üldse sinu energia puhul ja lapsed on stressis haiged, koolis ei viitsi õppida ja nad ütlevad, et ei mahu pähe, õpetaja annab nii palju õppimist ja mul lihtsalt ei jää meelde ja nii närvi jääb, õpetaja ongi paha ja ta on närviline. Tegelikult nad lapsed näevad õpetaja peale oma peegel
peegelpilti, sest nad on ise närvis. Nad ei võtagi, sest neil on siin virvarr peas ja ei söö ka normaalselt, et see on tegelikult kõik see teema on. Ma olen täiesti nõus, et see on vampiirlus seal netis, et tuleks välja lülitada, aga ma tahan tulla tegelikult meelde tuletada inimestele veel seda poolt, et kui see COVID ja kõik see maski nõudmine, ettevõtted lukku panemine, uue maailmakorra kehtestamine, kõik peab olema elektrooniline, nutikas, kontrollitav, inimesed tehakse biorobotid, sa üldse enam ei otsusta, sest mingi tehnoloogia otsustab sinu eest ja kõik see nagu praegu läheb selles suunas, et kui me eelmises intervjuus rääkisime, et ma küsisin, et kas Rockefeller ja Rothschild on nagu rivaalid, et siin käib mingi kahe grupi vahel mingi andmine ja ärategemine või tegelikult, kes siin tegelikult on need kaks sükest või on siin üks tegija ongi või on, ma ei usu, et üks tegija teeb, muidu oleks ammu tehtud. Keegi peaks ju segama seda teist tegijat. Kes need on? Need, kes ikka maailmas siin tegutsevad kõige rohkem on ju, neid kutsutakse nagu teistmoodi, see on põhimõtteliselt nagu ideoloogia, see ei ole nagu inimeste või isikutega seotud on ju. Ja seda kutsutakse nagu neljandaks riigiks või neljas Reich on ju, siis peenema nimetusega on ju. Ja sionistideks on ju. Ja see ei ole seotud rahvustega, see on pigem nagu mõttega, see neljanda riigi, ütleme siis seotud tegelased, nemad usuvad, et kui sa annad inimestele rohkem informatsiooni kätte ja sa selgitad neile asju ja näitad asju välja, on ju, siis nende teadvus tõuseb, see energiatase ka muutub, on ju. No ongi see peatavad haigused, siis ei hakka, kui energiatase teine on, eks ole. Et sa annad seda informatsiooni ja inimene muutub teistsuguseks, ta ei peagi enam tarbima, üle tarbima, eks ole, ta saab nagu asjadest aru, et mul ei olegi seda vaja, on ju. Ja siis on teine grupeering, on ju, keda kutsutakse sionistideks, on ju. Näiteks see, ma nüüd proovin hääldada, mul ei tule need hääldused, see Joe Biden või? Ei, kuidas ta nimi on? Joe Biden. Vaat jah, Joe Biden on. No vaat, et tema on näiteks avalikult, siuke video on nähtaval, kus ta tunnistab, et jah, ma olen sionist, on ju. Ja, et see ei ole probleem. Ja sionistide nagu see põhimõte on selles, et neid ei ole võimalik äratada, on ju. Et nad on niivõrd zombid. Ja et ainuke lahendus on nende, kas me saame ka nendega vaielda? Ei saa ju selles suhtes, et me ju praegu näeme, praegu näidatakse kõik välja, et näete, nad ju käivad, panevad nagu, kutsuvad koerteks, eks ole, on ju koerad, pannakse suukorvid pähe mingi totrusega, inimesed panevad kohe. Seda on võimatu, sul on võimatu neile teha neid asju selgeks, on ju, sest nad ei suuda vastu võtta seda. Aju on niimoodi ehitatud, et ta ei suuda vastu võtta informatsiooni, millega ta harjunud ei ole. Lihtsalt ei saa. Nii et need sionistid põhimõtteliselt need, kes täna nüüd siis seda nimetatud maailma nagu juhivad, tahavad teha siis kõigist inimestest siis samuti sionistid ehk põhimõtteliselt laibad. Ei, mitte sionistid. Ei, ilmselt likvideeritakse ikkagi ära. Vaata, on selline lehekülg nagu see tiigel või diagel.com on ju. Ja see on, seda ei tea täpselt, kes selle omanik on ju, aga seal näidatakse uuemat sõjatehnikat on ju. Ja seal on ka olemas ennustused inimkonna jaoks on ju. Ja aastaks 2025 on sealt, kui võtad välja, on 2019 on ju 1,3 miljonit eestlast on ju. Ja aastal 2025 0,9. Nii et 400 000. Aga Ameerikas on see langus veel drastilisem. Palju see oli, sa mäletad? Seal oli, praegu on 322 miljonit Ameerika inimest on ju, ja ta näitab, et siis on 99 miljonit ainult. Nii suur. Nii suur, jah. See oli väga suur. Ja see on tõsine lehekülg, Diagle või Diagel, inimesed leiavad üles selle. Okei. Aga mis asi on see, kuigi Vatikan kontrollib, siin annab käske ja käseb, laseb ja nii edasi, mis asi see motu proprio on? Mis asi see on? Motu proprio, ma seda räägin. Sellega on niisugune asi. Ma korraks selle eelmise asja lõpetan veel ühe mõtte ära, et ma lisaksin siin ühe mõtte, nagu mõned inimesed ütlevad, on ju. Et sellega on asi, et mõlemal nendel kahel poolel nad on tegelikult üle maailma, see võim on üle maailma, siin ei loe midagi mingid hiinlased või ei loe mitte keegi. Aga et neil mõlemal on õigus tegelikult. Nii et me ei saa, on ju mõlemal õigus. Üks ütleb, et neid tuleb anda neile kätte, siis nad arenevad, nad on õnnelikumad, on ju. Oleme seda üritanud 10 aastat. Ei saa, on ju. Aga teised ütlevad, et ei ole mõtet.
las lähevad minema siit planeedilt on. Ja ka nendel on ju tegelikult õigus, me ju näeme, et neil on õigus. Madala energiaga inimesed. Ja tegelikult nad ei vii ju edasi. Nad ei vii midagi elus edasi. Ei viigi edasi. Nad on lihtsalt tarbijad. Nad on lihtsalt tarbijad. Covid on ka nüüd niimoodi konstrueeritud, et on nii tehtud, et see armastab just neid madala energia tasemega. Pange tähele, vaata mina olingi seda meeld, et ma ütlen, et kui ma tunnen, ma toitun hästi, teen sporti, mõtlen hästi ja ma käin avalikult ringi, reisin ja mul ei hakka see COVID külge ja ma tean väga palju oma mõttekaasi, kellel ei hakka see külge. Ja ma imestan, et kes need inimesed on, kes COVIDisse siis haigestuvad ja kes ka ära sureb, et andke andeks, loodus teeb puhastustööd. Täpselt kahjuks see nii on. Et tugevad ikkagi viivad seda asja edasi, midagi ei ole teha. Ja nii see on, et aga mis see siis läheme leedu, mis see siis motu proprio on? Vot motu proprio, seda nüüd on, kuidas me nagu tõlgiks teda on võimalik ka tõlkida on, aga see on üsna selline vaba tõlge, et see tähendab, et tema enda korraldus. See võiks tõlkida niimoodi siis, eks ole, motu proprio. Aga tema enda korraldus, kuigi siia paavst kirjutab alla, aga tema ennast ei ole mõeldud paavsti, nagu sa aru saad, eks ole. See on ikkagi mõeldud seda kõrgemat olendit, siis kes iganes ta on, eks ole. Ja see motu proprio, see on nüüd selline, kui me räägime, tihtipeale me räägime sellest, et ametnikelt on võetud see immuniteet ära, eks ole, nad vastutavad, kõik vastutavad, need turvatöötajad vastutavad, need politseinikud vastutavad, kõik see, et Kajad ja Jürid ja muud putukad, kes seal on, kõik vastutavad isiklikult. Kõigile saab isiklikult ja võib-olla pärast seda me jõuame näidata selle kaubanduskeskuse juurde tagasi, kuidas see kaubanduskeskus hoopis endale saada. Okay. Aga enne teeme selle asja ära ja sellega on seesama motu proprio, see on nagu kõrgem maa peal olev seadus, mis üldse olla võib. See kirjutab kõik üle. See kirjutab üle ÜRO mingid reeglid, see kirjutab üle ükskõik mis asja, kaasa arvatud kõik Eesti Vabariigi nii-öelda seadusandlikud aktid ja seadused ja põhiseadused, see on kõige kõrgem. Mis üldse olla saab, on ju. Ja nüüd tuleb kindlasti keegi tarkpea välja, kes ütleb, et ei, teate, oleks me Ameerikas või oleks me Inglismaal või kus nad veel Austraalias või kus nad seal sogava ajavad, on ju, et siis see kehtiks meie peale see ei kehti. See ei ole nii, on ju. Jutt on inimestest, on ju. Kõigil, kellel on pangakonto kusagil pangas, ükskõik kus, või sul on sünnitunnistus, on ju. Või seda sama sinu organisatsiooni, aktsiaselts Eesti Vabariik on tunnustanud ÜRO või Briti kroon alluvad sellele reeglistikule. Ja nüüd see sama paber, ma jätan selle sulle, ilus värviline paber. See on, palun, sina ütle, mis aastast see oli jälle, sulle on see aasta parem? See on siis vastu võetud 11. juulil 2013 ja kehtib 1. septembris 2013. Ja. Kui immuunsus on siis immuniteet on ära võetud. Immuunsus võetakse ka ära. Immuniteet on ära võetud ametnikel. Ja vaat siin on nagu, vaat siin ongi nad, siin on punkt 3a, mille peale me alati viitame, on ju. Ja inimesed ei saagi öelda, siin on öeldud, et Vatican criminal law, on ju, nad ei saa aru. Ja nende public officials, on ju. Aga nad ei saa aru, et see kõik teised ongi, see on hästi kavalalt kirjutatud, see on hästi kavalalt kirjutatud, on ju. Ja kõik, kes alluvad sellele, and institutions, et kellele see kehtib, all and institutions connected to it, kõik institutionsid, kes on sellega seotud. See on niivõrd kavalalt kirjutatud, see ei ole mõeldud, et inimene võib-olla teeb mingit lihtsat tööd, on ju, ta ei peagi sellest aru saama. Selle jaoks olemegi meie, kes talle seda seletavad. Tal ei ole ka aega sellega tutvuda. Ma kingin sulle ilus värviline paber. Aitäh sulle. Et tegelikult, kui nüüd 2013 kehtib see iga inimese vastutus, nüüd kõik vastutavad, et pange tähele, head kuulajad, et kui see turvamees või ametnik või valitsusliige nüüd tõesti midagi suust välja jääb ja täitsa sa võid tema käest küsida, et kuidas sinu nimi ongi, selge, ja sa ütled mulle, mina olen see, et sa ütled mulle nii selle korralduse, jah. See tähendab sellest hetkest saada, kui tema ütleb, et minu nimi on see ja ma ütlen sulle, et sa pead tegema nii, siis ta peale seda võtab täieliku vastutuse ja ta vastutab kogu selle tagajärgede eest, mis nüüd ta sulle ütles ja sinul nüüd tegemata jääb. Ja siin ongi selline huvitav asi, et kuidas nagu oletame, et sa mulle rääkisid kunagi, et kui kaubanduskeskusse minna nüüd ja kuidas selle loteriiga oli, et no vaata, kaubandust takistada ei tohi, see on nagu maailm
pöörlebki tänu kaubandusele, eks ole, äritegemisele on ju. Ja nüüd väga lihtne näide, kuidas kaubanduskeskus selle samalt näiteks sellelt Ülemiste kaubanduskeskus endale saada. See käib väga lihtsalt on ju. Kui sa sisened sinna esmaspäeval või teisipäeval või kolmapäeval, neljapäeval, reedel, vaat laupäev, pühapäev on jah tõesti natuke keerulisem on ju. Sa üritad sinna siseneda, sest ta pakub avalikku teenust on ju. Ja sind ei lasta sinna. See turvamees nüüd vastutab tegelikult isiklikult on ju. Aga hea küll, kui sa ütled, et mul tekib tulevikus võib-olla mingi probleem sellest maskist või see kõik on ebamäärane on ju. Aga meie lahend on väga konkreetne on ju. Nüüd sul jäi ostmata, mis asi? Sul jäi lotopilet sellel päeval ostmata. Sa ei saanud kaubandust läbi viia, sest turvamees takistas koostöös selle Ülemiste vanakesega. Mul ei tule ta nimi meelde. Mis iganes on ju. Okei, olgu siis see Värnits on ju. Värnits. Mis asi? Värnits. Vahet pole. Ja nüüd on niisugune asi, ta takistas sul lotopileti ostmist. Ja see ei ole mingi jutt, et mine osta netist või mine osta teisest kohast. Sul on aeg nii paigas, sa teadsid, et sa saad lotopileti sealt, kõik ei saanud. Nüüd sellel päeval, nüüd sa esitad väite selle sama turvafirma omanikule, eks ole, turvamehele, sa võid kõigile esitada on ju, ja selle samale Värnitsale on ju. Ja ütled, et saate sõbrad, et mul jäi saamata raha. Sellel päeval, esmaspäeval ja teisipäeval on kõige suurem lotovõit on Keno lotol on 300 000 eurot, nii et konkreetne, see on konkreetne summa. Sul jääb esmaspäeval 300 000 saamata, teisipäeval jälle sisse lastud, jälle 300 000 saamata. Kolmapäeval on juba Viking loto ja Bingo loto. Nüüd sa vaatad, palju see võit sel päeval oli. Sa esitad väite. Kui sa oleks selle pileti saanud, siis sa oleksid võinud võita. Tema seda väidet ümber lükata ei saa, et sa ei oleks võitnud. Saad aru, ta ei saa seda ümber, sest sinu väide on rohkem tõesem. Kui sa pileti oleks omandanud, siis sa saad selle. Ja nüüd neljapäeval on jälle 300 000 on ju, aga reedel on euroloto. Ja seal on juba 47 000 näiteks või 57 000, kuidas see on. Ja nüüd sa esitad väite, et sul jäi selle pärast 57 000 eurot. Vabandust, mis 57 000? 57 miljonit muidugi. No, kurat, nagu sant räägi. Eks ole, 57 miljonit jäi saamata on ju. Ja nüüd ongi, sa esitad selle turvafirma omanikule nõude koos oma selgitavaga ja selle samale Ülemiste vanakesele on ju. Ja nüüd Ülemiste vanakesel sa annad võimalusel loomulikult ümber lükata seda. Tema seda väidet lükata ei saa. Sa ei saanud lotot omandada sellel päeval. See kõik peab olema kirjalikult täitud kirjadega fikseeritud on ju. Ja nüüd ongi ette antud aja jooksul, kui ta selle 57 miljonit sulle üle ei kanna, eks ole, siis ta paratamatult tekib võlasuhe. See on võlaõiguslik suhe on ju. Ja nüüd sa arestid tema selle kaubanduskeskuse on ju. Sa päris seda võib-olla kohe endale ei saa on ju, aga nad ei tohi enam ühtegi tehingut teha ilma, et nad sulle teataks. Seda kutsutakse rahvusvahelises, see on rahvusvahelises äris kõige räigem värk, seda kutsutakse liiniks. L-I-E-N kirjutatakse. Ja seda ei saa eemaldada mitte keegi. Et mingisugune suvaline kohtuniker, seda eemaldab aeg, mis on 99 aastat. Aeg võib maha võtta, võtab automaatselt maha see, kui nüüd see sama keskusomanik see 57 milli sulle ära maksab. See läheb maha või kui sa ise miski pärast annad talle armu, ütled, et hea küll, ma ei nõua seda, et rikaste värk, mul on see lõputu konto, et mul pole vaja seda 57 miljonit, eks ole. Et seda nagu maha võtta ei saa. No näiteks Eestis muidugi need asjad hästi ei toimi, on ju. No me arestisime Nordea Bank Finlandi ja panime selle sama liini peale, on ju. See on nii räige värk, et see on absoluutne. Sellise asja rikkumise eest, no see on surmanuhtlus on ette nähtud, on ju. No loomulikult siin, Eesti värk, eks ole. No, võib-olla nad pole kuulnudki. Aga sellest me saime ühe kohtuniku maha, kelle nimi oli Liin. Tema küll oli L-I-In, aga see on teine teema. Aga väga huvitav nimi on ju. Ja nüüd ongi. Ja nüüd sa muutud nagu selle võlausaldajaks. Selle sama kaubanduskeskuse võlausaldajaks. See on hästi lihtne. Ja see väide ei päde, et aga 300 000, igaüks oleks võinud 300 000 võita sel päeval või see 57 miljonit. No, ja küll see 57 miljonit tegelikult on vist nii, et see jaguneb ära, et siis nii palju, kui neid nõudeid sellel päeval on, siis te peate omavahel selle ära jagama. On ju. Aga see, ma arvan, jätkub kõigile. On ju. Ja et see on täiesti ametlik, legaalne äritehing on ju, sest ta pakub avalikku teenust. Te ei saa minna talle koju vaatama, mida ta õhtul sööb, eks ole, või mida ta seal oma naisega teeb, on ju. Ja ma arvan, et ega see polegi võib-olla väga ilus, on ju. Ma küll ei tunne kahjuks ta naist. Aga tema kaubanduskeskus pakub avalikku teenust ja seda takistada ei saa, sellepärast, et see on puhas diskrimineerimine ja takistab kaubandust. Nii et soovime äritegemist, on ju, kes tahab kaubanduskeskust endale saada, andke minna.
jah, kas need, kes nüüd kuulasid meid siiamaani ja kedagi kõnetas meie jutuajamine ja on valmis nagu ennast kehtestama või tahab nagu abi või nõu, siis nad või saaksid teie poole pöörduda ja te siis loomulikult äri on äri, et saate siis neid nõustada. Ja me ei ole selle vastu, on ju, aga meile meeldivad nagu sellised nutikamad inimesed rohkem, on ju. Me oleme avalikult kontakte juba andnud välja piisavalt, on ju. Ja me eeldame, et need inimesed natuke näevad vaeva. Sest kui inimene näeb vaeva, siis taga on juba mõtet rääkida, eks ole. Kui ta vaeva ei näe, nii sama nagu linnuke suu lahti hoiab, mina ei viitsi sinna küll midagi sisse viskama hakata. Väga hea, aga me tõmbame oma otsad kokku siin, oma looga oleme päris pikalt rääkinud, et millal see koroonajama läbi saab? No meie andmetel saab 10. augustil 2022. Oh, nii huvitav kuupäev, minul on 10. august sünnipäev. No, sulle et kingitus saab läbi, aga mis siis on, kui ta läbi saab? Saabki niimoodi, upsti oli ja nüüd on läbi, noal lõigatud. Jah, sest ma ütlen, see vist ei ole selle sinu saate teema, aga me usume, et siin ei ole päris nagu kõik nagu maainimesed selle taga. Et noh, see väide, et me oleme universumis üksi on ju ja nii rumal tõug nagu on need inimesed on ju, noh, see selline elu ei ole väärt midagi. Et see lõpetatakse teistmoodi, teiste olendite poolt, teiste energiate tasemel. Aga mis siis see maine rahvas, kas ta siis avastab ennast kuskil, on siis löödudki nagu kaheks, et ühed on siis kuskil all ja teised on üleval ja elu läheb siis kõigil teistmoodi edasi või? Osad on all, osad on üleval, osad on maa peal. Ongi nii, jah? Osad põlevad katlas, osad mängivad kanelt üleval, aga osad on maa peal. Selge. Mis siis ikka? Ma tänan väga Argo ja Evelin selle ägeda vestluse eest, et mõtlen nagu esimeses intervjuus, et teiega võikski nagu rääkima jääda ja järgmine osa, aga see osa oli tõesti inimesed nagu küsisid, et kas Argo ja Evelin on tõesti mingid head nõu anda, et kuidas käituda tänases olukorras, kus tõesti käib laus diskrimineerimine ja nagu te täna kuulsite ka, et kus see diskrimineerimine, reeglite rikkumine, seadus mitte kinni midamine tuleb, et mul ei ole midagi muud soovida teile, kui ma soovin teile ise mõtlemist, olla südames ja tõesti esitada küsimusi, ärge leppige kõigega, mis teile öeldakse. Tehke kodutööd, nagu Argo ütles, et tehke ise kodutöö ära. Meil ei ole mõtet neid tõendeid teile laduda siia, et see tõend, tõendeid on väga palju, kuid kõik on ikkagi usaldus ja jäävad ikkagi ellu elusad hinged, targad vaimud ja kui hing, vaim ja ego on tasakaalus, siis uskuge mind, see elu on väga ilus ja te ei pane seda paska ümberringi tähelegi. Me ütleksime ka lõpuks midagi siis, et inimestel võib-olla ei maksaks nagu kõike väga tõsiselt võtta, on ju, et kõike väga tõsiselt võtta, mis siin meie ümber toimub, on ju, see lõpp on igatahes positiivne. See kogu selle jama lõpp on ju. Ja sellesse praegu toimuvasse võiks suhtuda nagu kõhu lahtisusse. Ta saab ükskord mööda. Väga hea. Et jah, alati on selle välise käimli taga ka kunagi päike. Et kõike head teile, kallis vaataja, kohtume järgmises intervjuus juba 6 aja pärast. Valgust ja aega teile!